No ilmselt sellepärast, et mulle meeldivad raamatud, mulle meeldib lugeda ja ma lugesin kuskil, et raamatukogu töökeskkond on maailma kõige stressivabam keskkond. Raamatukogundusesse õpidki tundma raamatukogu, et mis asutus see on, kuidas ta funktsioneerib ja kuidas seal hakkama saada, nii kuidas lugeja seal hakkama saab ja seda ka, et kuidas see töötaja seal on osa sellest asutusest ja kuidas ta aitab kaasa selle asutuse funktsioneerimisele. Ja siis loomulikult infoga toime tulemist, kõik võimaliku infoga, et kuidas seda vahendada, kuidas säilitada, koguda, otsida, nii edasi. Et infokirjaoskus on tänapäeva ühiskonnas väga vajalik mitte ainult raamatukogu hoidjale, vaid ka kõikidele. Ja kindlasti, et kui inimene, kes siin nagu õpib, otsustab mitte raamatukokku tööle minna, siis kindlasti ta on saanud väga kasulikke teadmisi. Väga huvitav kindlasti, mis meie silmaringi laiendas, oli filosoofia, võõrkeeled. Õpitakse kataloogima, indekseerima, õpitakse kogusid tundma, fondi säilitamist ja raamatute säilitamist. Ja samas õpitakse erinevate inimestega hakkama saamist, näiteks lastega või siis erivajadustega inimestega. Siis õpitakse igasugust andmebaasindust, ehk siis andmebaase tundma, õppima ja kasutama. Siis interneti kasutama, seda enda jaoks tööle panema. Siis praktikad on kõige paremad. Selles suhtes, et olen saanud 3 erinevat praktikat erinevatest raamatukogude liikidest või tüüpidest ja kõik on olnud hästi-hästi toredad. Ma töötan raamatukogus juba 12 aastat ja võin öelda, et tööraamatukogus väga muutus ja nüüd on raamatukogu nagu kultuurikeskus nagu. Ongi kultuurikeskus, siin on näitused, üritused, kohtutakse kirjanikega, lapsed käivad siin pärast kooli, üritused ka lastele, niisama ajaveetmise koht, saab vaadata filme, kuulata muusikat, surfata internetis, no põhimõtteliselt kõike ja seda tasuta põhimõtteliselt, mis see 15 krooni maksab umbes raamatukogu pilet. Kaasaegne raamatukogu on nagu eelöeldud kultuurikeskus, sinna võib veel ei tea panna palju nimetusi, sotsiaalmaja, külakeskus ja nii edasi. Aga kindlasti seal peab väärtustama neid töötajaid ja need töötajad peavad ajaga väga kaasas käima ja võib-olla isegi mitte olema hetkeseisul laialdase silmaringiga, vaid mõtlema rohkem ettepoolegi veel. Kiire mõtlemine, analüüsivõime, itimehe oskused, sellepärast, et alati ei ole seda poissi, kes arvuti õiget pidi tööle paneb ja sealt kõik välja võlub. Ja sinna poole me areneme. Tõesti, et see ei ole see, mida inimesed arvavad, et 4 aastat me õpime siin leti taga, et kuidas raamatuid välja anda, et see on kõik palju muud, et see on omaette teadus. Et ma arvan, et raamatukogu hoidjad ei saa seda nagu 4 aastaga selgeks, et sa eluaeg õpid juurde, sest elu lihtsalt muutub nii kiiresti, sa pead kogu aeg arenema kaasa ja raamatukogu hoidja peab seda tegema, sest et tema on nagu see infovahendaja siis tavakasutajale. Mina võin öelda külaraamatukogu seisukohalt, et eks ta ikka koristajast juhatajani võib välja olema. Keskkond on, ma arvan, parim võimalikes selles suhtes, et mis sest, et me esimesel aastal istasime pea enamus ajast keldris, aga need olid väga emotsioonirikkad ajad ja selles suhtes, et alati on olnud tegemist, kultuuri on nii palju ümber, et mis sest, et sa oled ise raamatukogu hoidjaga ja sinu ümber on tantsijad, näitlejad ja üldse loomingu inimesed selles suhtes, et sa ei pea sellest üldse eemale jääma. Ja kui sa oled raamatukogu hoidja, kes peab hakkama tegelema kultuuriga, siis saad ka nagu algtutvused ja sa saad kindlasti edaspidises elus ja töös neid tutvusi ära kasutada. Ma pean nõustuma Liinaga, et siin on tõesti väga hea nagu kasvupind.
Üks põhjus on see, et see kool ei ole mingi suur vabrik, vaid ta on selline mõnusalt väike ja hubane, et väga paljud inimesed tunnevad üksteist, suhtlevad sõbralikult. Ja kui me õpime raamatukogundust, siis tõesti on ümberringi äärmiselt palju erinevaid erialasid, mis on äärmiselt kultuursed, et nii-öelda teater tuuakse koju kätte, et sa ei peagi teatrisse minema, vaid Blackboxis on võimalik igasuguseid asju näha. Et see on väga positiivne. Muidugi ei tasu unustada seda, et ühikaelu on super. Et siin on, vähemalt Tareks ühikas on küll väga üks suur perekond. Ma arvan, et see on tänapäeval väga vajalik ja arenev ala ja on tulnud uued võimalused raamatukogunduses seoses arvutitehnoloogiaga ja muidugi ka elukestva õppega. Ma ei oska öelda, miks ta peaks tulema õppima raamatukogundust, aga ma tean seda, et noored ei tea, mida raamatukogundus tegelikult sisaldab, et see on palju põnevat tööd. See on infoputus, see on keelteoskus, see on arvutioskus, see on inimestega suhtlemine, see on teenindamine ja igapäevaga ka paremad palgad, eriti väikestes maakohtades. Et inimestel on stereotüüp, et raamatukoguhoid on prillidega ja halli krunniga vanamutike. Tegelikult ei ole nii, et see on lihtsalt siuke välja kujunenud arvamus. Et ma arvan, et selleks, et tegelikult mõista, mis see on, peaks tulema siia vaatama seda näiteks lahtiste uste päevadel, tulla tutvuma osakonnaga, rääkida näiteks vanemate kursustega, et saada aimu, et mis siin toimub.